Siin pildil on kujutatud kiviaja inimest jalutamas metsas. Kuid üks olulisemaid erinevusi on see, et kiviaja inimese igapäevaelu oli pidev võitlus ellujäämise nimel. Selleks elati hõimudes, sest nii oli lihtsam hankida toitu, hoida tuld ja kaitsta end ohtude eest, näiteks metsas varitsevad kiskjad. Kuna kiviajal ei olnud turvalisus iseenesest mõistetav, oli valvelolek ja kiire reageerimine väga tähtsad. Näiteks kui inimene kuulis põõsa taga ootamatut heli, siis oli ellujäämise seisukohalt oluline see kostuv heli igaks juhuks ohuks tõlgendada. See ei olnud inimese teadlik valik, vaid automaatne reaktsioon, et ohuga toime tulla. Seega oli ärevus kiviajal olulise tähtsusega ellujäämiseks, sest see aitas inimestel võimalikes ohuolukordades kiiresti reageerida, ehk olla valmis, põgenema või võitlema. Ärevuse korral käivitub ajus häiresüsteem. Kõigepealt reageerib see ajuosa, mis märkab võimalikku ohtu ja annab kehale käsu tegutseda. Selle tulemusel vabanevad stressihormoonid, süda hakkab kiiremini lööma, vererõhk tõuseb ja lihased lähevad pingesse. Keha valmistub põgenema või võitlema. Kõik need muutused toimuvad väga kiiresti, enne kui see info on jõudnud selle ajuosani, mis tegeleb mõtlemise ja otsustamisega, sest kiire reageerimine on ellujäämiseks olulisem kui rahulik analüüs. Sellepärast võibki ärevuse ajal tunduda, et keha reageerib automaatselt ja mõtlemine ei jõua järele. Mida oleks MTÜ Peaasjad kiviajal pakkunud? Nagu me varasemalt välja tõime, oli olulise tähtsusega tuli. See andis sooja ja valgust, pakkus kaitset ning võimaldas toitu küpsetada. Ka erinevad terariistad olid tähtsad, et jahti pidada ja ennast kaitsta. Kindlasti oleks põgenemiseks ühele kiviaja inimesele ära kulunud mugavad ja kvaliteetsed tossud. Selgitasin eelnevalt, kuidas ärevusel on olnud evolutsiooniliselt oluline roll aidata inimesel toime tulla ohuolukordadega ja seeläbi elus püsida. Ka tänasel päeval on ärevus täiesti normaalne tunne, mida kogevad kõik inimesed ning lisaks sellele, et see aitab meil toime tulla ohuga, aitab ärevus meil ennast kokku võtta ja paremini hakkama saada. Küll aga kui ärevus hakkab häirima igapäevaelu, seda esineb ilma konkreetse põhjuseta, see on väga tugev ning paneb meid teatud olukordi vältima, siis võib olla tavapärasest normaalsest ärevusest välja kujunenud ärevushäire. Selleks, et meie vaimne tervis oleks heas korras, on esmalt oluline hoolitseda enda baasvajaduste eest, milleks on piisav uni, mitmekülgne toitumine ja liikumine. Kuna igas olukorras on meil teatud mõtted, tunded ja viis, kuidas me käitume, ka ärevuse korral, siis on üks viis ärevuse juhtimiseks teha seda läbi enda mõtete, tunnete ja käitumise, mõtete suunamise, lahti laskmise või vaidlustamise kaudu. Tunnetega toimetulekuks saab appi võtta lõdvestus ja teadveloleku harjutused. Samuti saab ärevusega tegeleda läbi enda käitumise kohandamise, näiteks hirmuredeli koostamisega. Kui ärevusega seotud kaebused või muremõtted ei taha mööduda 2 nädala jooksul, on soovituslik pöörduda spetsialisti poole.